Täna me näitame teile, kuidas me kasvatasime selliseid kartuleid heina sees. Selle põllulappi tegemiseks ei kasutanud me ühtegi tööriista. Ei labidat, ei kirvest, ei saagi, ei traktorit, ei jatra. Tõime siia ühe heinapalli ja veeritsime selle lahti. Sügisel. Kevadel tõime siia kotiga 3 kilo kartulit ja panime need kartulid heina sisse. Niimoodi heina alla. Maapinnale. Nüüd sügisel me ei ole seda maad vahepeal rohinud. Ei ole pannud siia ühtegi väetist ega kaitsevahendit. Ja sügisel tulime siia näha, mis siis täpsemalt 31. augustil. Enne jaanipäeva see põud käis sellest kultuurist üle. Ja. See ühtegi tilka vett pole lisana toodud. Ja kogu vesi, mis hiljem selle vihmaperioodiga tuli, on ka siia vastu võetud. Ja ongi ilus kartul. Selle kartuli teeb veel mõnusaks see, et ta on puhas. Ta ei ole selles mudases mullas kinni, et ta on võrdlemisi puhas. Ja ei ole ka üleliigset niiskust, ei tule mingisuguseid haiguseid külge. Ta ei ole kärnas, ta on ilusa koore all. Korralik, paraja suurusega kartul. Aga sellega siis me sõkume need pääsed ära, kui me selle enam põletame pääsed. Vaata, kui suure! Issand jumal! Sellised pommid tulevad, vaata, kus on üks pesakond. Ja see on juba keskmine või isegi juba suureldasem. Ja kogu vaev on see, et tuled, laotad heina maha ja siis paned kartuli. Lihtsalt tule ja pane see kartul maha. Ei pea rohkem midagi tegema. Ei pea käima rohimas, ei pea käima kündmas, vagut vajamas, muldamas, pealseid maha ajamas. Colorado mardikast ei tea üldse midagi, sest adrad võõrastel maadel ei käi või siis tehnika. Colorado mardikat siin ka ei olnud. Ja arvestades, kui vesine see aasta oli, siis kartul on, siin ei ole ühtegi seda mädaplekki ega kärnu peal. Oluline fakt siin juures on veel ka see, et me valisime tegelikult üsna kehva koha, et siit päike tõuseb minu selja tagant. Siin on kohe mets vastaselt see põld jäi nagu väga varju, et siia tuli päike alles lõunast. Ma ütlen sulle just vastupidi. See ei ole mitte väga hea koht, täid kartule meeldib päike. Aga see maa on siin täiesti liivamaa, liivapõndaka, ilma asjata selle talu nimi pole Tönsa. Ema ja liivaluite. See on juhuslik näide, et siia on sattunud üks kartul. Põhimõtteliselt maapinnaga mitte kokku puutunud kasvane, heina niiske, heina osa sees ja kartulid on 7 ja võttes aluseks, et see võis olla seemnekartuli suurus maksimaalselt, siis kaalu poolest on 1/10. Ühest kopikast sai 10 kopikat. Kohe lähme kaalume selle ära, aga selle väikse katse põllu pealt me saime arvestada kogu see kartuli, mis on ilus, juba puhas, seda on vaja ainult loputada ja võib kohe potti panna, isegi koori võib vaja. Mõni kartul oli mädanenud ja keskmine suht arv oli seal, minul tuli 7 kartulit ühe pesakonna.